Ja, aga head komisjoni liikmed, head kuulajad, meil on nüüd täna teine päevakorrapunkt, kus me arutame Oleg Besedini küsimust, ehk siis tema lepinguid, mis on sõlmitud Tallinna ja Maardu linnaga. Nimelt, et võib-olla taustaks uuesti, et Oleg Besedinil on esitatud kahtlustus Eesti vastases mõjutustegevuses ja samal ajal on teada, et tal on olnud mitmeid koostöid, pikemaajalisi ka lepinguid nii Tallinna kui Maardu linnaga. Ja muidugi meie komisjoni ülesanne on vaadata nii nende lepingute sisu, nende õiguslikku alust ja esiteks toon ka taustaks välja, et eelmisel nädalal olid saadetud ka päringud nii Tallinna linnale kui ka Maardu linnale, et tänaseks, et esiteks ma sooviksin kohe tänada Tallinna linna, et meile tulid need vastused väga kiiresti, et ma saan aru, et võib-olla kogu seda mahtu ei ole suudetud nii kiiresti meile saata, aga suurema osa nendest lepingutest, et olid meile edasi saadetud küll, aga meil ei ole siiani tulnud Maardu linnalt vastust, et võib-olla komisjoni liikmed saavad kinnitada, et Maardu linnast meil vastust ei ole, et mistõttu seda Maardu lepingute asja me kahjuks arutada ei saa, et me peame aru saama, et seal on see 10 tööpäeva aega, et aga kindlasti seda Maardu lepingute asja võib siis eraldi teisel istungil arutada, et siis täna, et ma kohe ütlen, et me siis keskendume, eks ole, Tallinna lepingutele, kuna selles osas on meil olemas ka juba tulnud materjalid ja meil on täna kutsutud ka külaliseks Tallinna linnasekretär Priit Lello. Suur aitäh tulemast, et Priit Lello on ka see, kes tegeles nende kõike dokumentide saatmisega ja ka suhtlusega komisjoniga. Et võib-olla veel korra tehnilised aspektid, et ma küsin, et see on pigem võib-olla küsimus komisjoni aseesimehele, et kuna eelmisel nädalal läks veel, eks ole, komisjoni liikmete poolt kiri veel seoses see on siis 60 isiku kohta päring, et kelle puhul siis öeldi, et need on siis riigivastased tegelased, kes on olnud kapo aastaraamatus ja siis sellega seoses oli saadetud küsimus Tallinna linnale, et kas on olemas mingid lepingud. Vabandust, mitte riigivastased, vaid öeldi, et on seostatud Venemaa mõjutustega. Ja et ma tahtsin lihtsalt siin küsida, et kas sellel oli mingisugune analüüs, et ja ka õiguslik analüüs, kuidas olid valitud lihtsalt need isikud. Et võib-olla, et lihtsalt me kõik oleksime teadlikud, kuna see läks ka pressiteade läks, ma saan aru välja, et see on erikomisjoni otsus, et kuna tänaseks, nagu ma saan aru, on sinna sattunud ka isikud, kes tegelikult ei ole kordagi olnud ei kapo aastaraamatus ega ole kuidagi seotud, et lihtsalt, et peaasi, et meie komisjonil oleks olemas õiguslik alus, et vajadusel vastata või komisjoni liikmetel. Oi, no kõigepealt ma juhin tähelepanu, et komisjoni liikmed ja kõik Riigikogu liikmed võivad esitada teabenõudeid, kellele suhtes nad vajalikuks peavad. Aga selle teabenõude loogika oli see, et need on isikud, kes on seostatud kapo aastaraamatutes aastate jooksul, nagu ka Besedin. Paralleeljuhtumeid on ju palju, et tegelikult seal on mitmeid isikuid, keda on märksa tihedamini nimetatud ka aastaraamatutes kui Besedin ise. Et kogu selle asja teabenõude ja ma arvan, et ka meie huvi peaks olema see, et kas see süsteem on laiem, et see on juba ajakirjanduses laialt levinud, et Besedin on saanud üsna suuri summaseid aastate jooksul, et kas seda on veel. Et kui siin konkreetselt ühest isikust on vist jutt, kes avaldas üllatust, et ta nimekirja on sattunud, et ma võib-olla hetkel säästan inimest ei hakka avalikul istungil selgitama, miks ta täpselt selles nimekirjas on, aga me vastame talle kindlasti. Ja, aitäh, et lihtsalt ongi, et kuna ma saan aru, et seal sisus oligi, et isikud, kes on sarnaselt Besedinile esinenud, kas kaitsepolitsei aastaraamatutes, et siis lihtsalt, et on hea, kui teil on olemas need ka vastused, et kui peaksid keegi siis pöörduma komisjoni poole, et lihtsalt siin on oluline, et kuna ma saan aru, et seda küsimust me tahame ka siin komisjonis pärast eraldi arutada, eks ole, kas seda, et ma arvan, komisjoni liikmete päringud oleks tegelikult, et siis selles osas on meil olemas. Meil põhiliselt on küsimusi, mitte vastuseid, aga
et jah, et ma loodan, et need õiguslikud küsimused on siis kõikidel komisjoni liikmetel olemas. Aga lähme ikkagi selle päevakorrapunktiga edasi, et nagu ma ütlesin, et meil on linnasekretär Priit Lello, kellele saab ka väga üksikasjalikke küsimusi esitada seoses lepingutega, küll aga, et ma juhin tähelepanu, et see oli muidugi esmaspäeval komisjoni liikmetega arutlusel, aga siin on ka mitmed asendusliikmed ja kuna meil on tegemist avaliku istungiga, siis dokumendid, mis on tulnud Tallinnast, on tulnud AK-märkega ja ma saan aru, et põhjus, miks see AK-märge on, et seda saab pärast linnasekretär ka täpsustada, on see, et nagu ma saan aru, on käimas järelevalve ja see on põhjus, et need on märgitud asutussiseseks kasutamiseks kuni selle hetkeni, kuni see järelevalve lõpeb. Et siinkohal on muidugi oluline, et me püüaksime siis kuidagi nüüd lepingute küsimust käsitleda nii, et me ei riku seda avaliku teabe seadust ja muidugi sellest on teavitatud ka linnasekretär, et kõik komisjoni liikmed on sellest teadlikud ja me püüame siis võimalikult hästi seaduse piires kõiki neid asju käsitleda. Küll aga, et me teame, et on meedias ilmunud juba need nimekirjad, see on muidugi huvitav, et mingid nimekirjad olid meedias avalikud enne, kui need üldse komisjoni jõudsid, aga see selleks. Et kui ma võtan selle võimaluse, et ma esitan võib-olla kohe esimese küsimuse härra Priit Lellole, et nagu nendest mitmetest võib-olla väljaütlemistest, et on välja tulnud, et see summa, millest on räägitud, on 800 000 või isegi rohkem kui 800 000, mis on seostatud siis Oleg Besedini või tema ettevõtetega, et lepingute teenustega. Et mul on küsimus, et ikkagi kuidas see summa, eks ole, 800 000 tekib, et kui palju sellest on firmad, kui palju nendega seotud teenused, kui palju on sellest võib-olla mõned muud asjad, et võib-olla saaks kohe nagu sellele vastuse. Aitäh. Tere päevast kõigile ja aitäh kutse ja võimaluse eest selgitada siis linna sõlmitud lepinguid. Info nende numbrite kohta, mida on ajakirjandus avaldanud, oskab ilmselt ajakirjandus kommenteerida, kuidas nad neid on liitnud ja lahutanud ja süstematiseerinud. Aga korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetele me oleme saatnud eraldi Exceli tabeli nende küsimuse peale, kus on siis toodud ka see jaotus ning valdavalt on olnud tegemist 3 tüüpi kuludega. Kõigepealt ja mitte tähtsuse järjekorras näiteks isikutega sõlmitud töölepingud ja nende alusel makstud töötasud. See moodustab pigem sellise vähema osa. Peamise osa moodustavad erinevate linnaasutuste poolt sõlmitud lepingud meediateenuste, teleteenuste ja nendega seotud tegevustega. Ja kõige viimane osa moodustab Tallinna linna kodurahu programmi raames makstud toetussummad, mida siis kodurahu programmi komisjon on pidanud vääriliseks toetada. Ehk et mul ei ole hetkel kohe teile niimoodi anda seda numbrilist detailsust, et kui palju on äriühingutele makstud raha, aga ma julgen öelda, et ta on üle 60%, 70% ja väiksem osa on siis töötasud ja kõige väiksem osa on mittetulundustegevuse toetus. See viimane jääb kuhugi siia alla 40 000 euro kanti. Aga suurusjärgud, mida ajakirjandus on avaldanud, on õiged. Ja aitäh, et lihtsalt te ütlete, et need töötasud on väiksemad, aga kui ma vaatan ka seda Exceli tabelit, mis nüüd Tallinna linnalt tuli, et kui vaadata siis kõik need, mis on saadud, eks ole, need meediateenused, firmad, nii edasi, erinevad lepingud linna allasutustega, siis see teeb kokku 285 000. Et need on need lepingud, te lihtsalt ütlesid, see on väiksema. Ja siis, kui me paneme need erinevad töölepingud, töötasud, et siin ka on volikogu liikme tasud, siis see on 515 000.
ehk siis see ikkagi nende numbrite järgi, ma vaatan seda Exceli tabelit, mis te saatsite meile, et nende numbrite järgi on ikkagi töötasud maht kordades suurem võrreldes ikkagi selle meediamahtudega, et siis tulebki see, et 285 000 on need meediateenused ja töölepingud, töötasud on 515 000. Et siit sealt tulebki see 800 midagi. No suurusjärgud võivad sõltuda ka sellest, et ka küsimused on olnud ju erinevad, on küsitud erinevate isikute ringi kohta komisjoni liikmete ning komisjoni poole pealt, aga olen teiega nõus, et see töötasud osa sisaldab ka näiteks inimestele, kes on olnud kas linnavolikogu liige või linnaosa kogu liige, makstud tasusid, mis on kehtestatud või kinnitatud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt. Ja ma korra ütlen, et lihtsalt praegu olid need küsimused või see päevakorrapunkt on see Oleg Besedini ja temaga seotud nende ettevõtete. Selge, okei. Ja sealt tuligi see... Teenuseid, mina käsitlesin, vabandust, kogu seda paketti tervikuna, näiteks BMA ja BMR ja teised, kellel on tasusid makstud, mida linnakantselei on riigihanke korras hankinud, et jah. Ja, sealt oligi, et küsimus oli ju Oleg Besedin ja temaga seotud, et nagu see küsimus ja sealt see 800 000 ja Reili Rand. Ja aitäh, et ma mõistan komisjoni esimehe soovi numbreid kuidagi väiksemana näidata ja võib-olla see on eraldi komisjonis arutelu teema, et kas siin võib olla tegemist huvide konfliktiga, aga ma hetkel ei keskendu sellele, vaid minu küsimus on meie külalisele, et nagu ta ise ka välja tõite, et need koostööd jagunevad 3, et üks osa on töötasud, aga et me räägime ka lepingulistest tellimustöödest nii-öelda. Ja mina sellest samast Exceli tabelist näen ikkagi enneolematult suuri numbreid. Et me näeme siin ikkagi mitte 100 000, vaid miljonilisi numbreid läbi nende aastate. Et võib-olla me räägime ikkagi ka nendest teenuslepingutest, mida erinevad linnaasutused on siis tellinud kõnealuse isikuga seotud ettevõtetest. Et ma saan aru, et siin mis see detailsusaste on, kui palju te olete valmis linna poolt seda tänases hetkes kommenteerima, seda enam, et ma saan aru, et me täna räägime esialgsetest andmetest, nagu te ise ka välja tõite, te tegelikult ju soovite veel täiendavalt komisjonile nii-öelda andmeid, ajapikendust, et täiendavaid andmeid anda, et võib-olla te seda kogu pilti ikkagi numbrilise mahu osas, mis on täna teada, sest et kui me räägime sellest, et veel on vaja vaadata andmeid läbi, siis minu loogika ütleb, et see number ei saa minna väiksemaks, vaid see läheb suuremaks. Aitäh teile küsimuse eest, teabenõude täitmise, võib-olla selline täpsustus ka siia juurde, et siin oli mainitud, et härra või mõni teine proua Besedini nimelised isikud on seotud kõigi nendega, siis meil seda infot ei ole, et meie ei tea, et nimetatud isikud oleks seotud näiteks BMA või BMR Estoniaga, kelle kohta olete te küsimusi esitanud ja sellist analüüsi me teinud ei ole, seega ma ei oska seda ise kinnitada, et see, mis meie küsimustele vastustest välja tuli, et ta on seotud Norvicuga, Kivroniga, lugedes sama juriidilist isikut, kas algusest ette või eest tahapoole, et kas Kivron või Norvik üks ja sama, aga erinevad juriidilised isikud. Ja kui käsitleda neid numbreid, mida küsisid erikomisjoni 6 liiget 60 isikuga seoses, siis see summa on, siin mul on Excel tabel kaasas, hankijate vaates on see circa 5,3 miljonit eurot. Mis puudutab Besedini osa, siis tema numbrid on kordades ikkagi väiksemad, ja tellitud on erinevaid teenuseid. Ja need, mis puudutavad näiteks seda BMA-d, BMR-i, siis need on tellitud, meil on tegelenud ju teabenõudele vastamisega, mitte niivõrd selgitustaotluse ehk mingi süstemaatilise analüüsiga, aga selle info pealt saame öelda, et need on tellitud riigihanke korras. Need lepingud on ka riigihangete registris ja avaldatud ja seal, kus
summad on väiksemad, näiteks linnakantselei, mis on tellinud Bessedini osas, siis need jäävad alla riigihanke piirmäärasid. Tol korral olid need sotsiaalteenuste puhul 300 000 eurot, et need on olnud pigem, ma ütleks, et pigem väga väikesed kulunumbrid. On tellitud subtiitriteenuseid, on tellitud saadete transleerimise teenuseid. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele või, aga kui teil on täpsustavaid, vabandust, ma veel korra mainin, et kui on väga spetsiifilisi numbri kohta, et milline isik konkreetselt, siis hea meelega saame teile anda seda infot pärast koosolekut ka kirjalikult juurde. Ja teabenõudele vastamise hetkeseisust, et eile saatsime kõikidele teabenõudjatele enda teadmise kohaselt välja viimased vastused. Nii ka Riigikogu erikomisjoni liikmetele. Minu kirjas teil edastasime kõigepealt esimese laine infot, mis me kohe saime kätte, teise lainena edastasime infot, mis tuli eile ja tegime teile ettepaneku, et kuna 60 isiku andmetöötlemine 200 ja enam asutuse poolt on väga mahukas töö, et siis ettepanek oleks, et kui teil on konkreetsemaid küsimusi näiteks mõne isiku või lepingu kohta, et siis me hea meelega seda analüüsi oleme valmis teile pakkuma, aga sellist nagu absoluutanalüüsi teostada see võtaks väga palju aega ja võib-olla on võimalik seetõttu seda tegevust konkretiseerida. Seega ma loeksin selle teabenõudele vastamise täidetuks tänase päeva seisuga. Aitäh. Ja aitäh, et ma lihtsalt täpsustan, et see, mis kõlas see 5 miljonit, see suur summa, et see, mis riigihangete osas oli sisse tõllitud, et see on, nagu ma saan aru, et need on need PBK erinevad saated ja kanalid, mis ta siis telliti kuni aastani siis, kui ma ei eksi, 2012 või... Alates sealt, ja, mis telliti, ja... Just nii on. Ja, et see puudutab jah seda, et kohe annan järgmise küsimuse, korra küsin, et kas juba on tehtud analüüs või te olete analüüsinud neid erinevad lepinguid, aga ka neid hankeid. Ma saan aru, et hangete osas, et see on olnud kooskõlas seadusega, aga just, mis puudutab ka neid Bessedini lepinguid, erinevaid teenuseid, mida pakuti, et kas te saate juba midagi öelda, kas olid lepingud ebakorrektselt koostatud, vormistatud või olid vastuolus seadusega? Aitäh küsimuse eest. Me vastasime teabenõudele anda informatsiooni linnaasutuste dokumentide kohta ja see iseenesest ei kätke endast mingite lepingute analüüsi, sest et me ei tea ju kunagi, mis on kellegi fookus, miks ta seda küsib ja sellist järelevalvet me automaatselt ei tee. Küll me saame seda vajadusel täiendavalt teha, aga see pealevaatamine, mis me praeguseks oleme teinud, erinevad asutused on tellinud oma eelarvest teenuseid, valdavalt need on olnud sellised mõnesaja eurosed teenused, tutvustada ühe linnaosa tegevust, teise linnaosa tegevust, et selle pealt meie ei ole küll teinud mingeid järeldusi, et kas kellegi tegevus on ebaseaduslik või seaduslik, ehk et vastus on, et me seda analüüsi teinud ei ole. Linnakantselei osas saan kinnitada nende lepingute mahu osas, et need andmed kajastuvad riigihangete registris ja meil ei ole alust arvata, et siin oleks mingid ebakorrektsusi. Priit Sibul, palun. Aitäh. Mul on kõigepealt kolleegidele ettepanek, et minu arust on nagu palju põnevaid teemasid, et võiks kokku leppida kuna ja mida me käsitleme, sest ma küsisin igaks juhuks ka nõunike käest üle, et kas mul on kogu info olemas ja nõunikud ei olnud veendunud, et on, et selles mõttes mul on olemas see, mis puudutab Bessedinit, need küsimused ja vastused, mis linnalt on tulnud, aga muu osas ma ei ole kindel, et kui me räägime 5 miljonist ja sellest, eks ju, et tuleb tunnistada ju, et need, kes selle initsiatiivi haarasid, et minult küsis esimesena allkirja Kanal 2 reporter, eks, et miks ma ei kirjutanud alla küsimustele, mis linna läksid,
et ma hea meelega oleks kirjutanud, kui keegi oleks öelnud, et sellised päringud tehakse ja nüüd tänu sellele mul ei ole ei küsimusi ega rääkimata sellest vastuseid, et need vastused on saanud need, kes küsisid, mitte kõik komisjoni liikmed, et ma loodan, et järgmiseks komisjoniks, kui me saame neid küsimusi arutada, on mul nii küsimused kui vastused olemas, aga mul on linna esindajale küsimus, et kuidas see linnas oli, et kas oli mingi kas nii-öelda need linna allasutused, asutuste, ma ei tea, juhid, linnaosa vanemad, et kas seal oli nagu mingi süsteem või see oli nii-öelda igaüks otsustas iseseisvalt, et kas ja kuidas ja kui palju ta nii-öelda, ma ei tea, Bessedinilt või Bessediniga seotuvatelt ettevõtetelt neid teenuseid tellib, et kuidas see nagu oli korraldatud või on teada, et ma ei tea, sel ajal, kui teie olite ja kas varasemalt oli see samamoodi või kuidagi teistmoodi, aitäh. Aitäh küsimuse eest. Süsteemsuse kohta oskan vastata nii palju, et jah, härra Bessedinilt või temaga seotud ettevõtetelt on tellitud teenuseid. Miks üks või teine linnaasutus on otsustanud tellida näiteks noorte teavitamise tegevust või oma linnaosa tegevuse kajastamist kas sotsiaalmeediakanalil või mitte, seda linnakantselei ei koordineeri, et iga linnaosa on pädev ise tegutsema ja kui Kadrioru park soovib tellida oma tegevuse kohta reklaamklipi, siis ta teeb seda ise, ta ei anna meile sellest aru ega ei küsi, et kas ta võib seda teha, et asutused on pädevad seda ise otsustama. Aitäh. Et kas ma sain õigesti aru, et linnaosad või linna hallatavad allasutused ei pea siis nagu kooskõlastama, eks ole, selle nii-öelda linnakantseleega, kui nad midagi tellivad või siis nagu kesksele linnavalitsusega, kui nad nagu tellivad siis ise mingeid teenuseid sisse? No mina juhin linnakantseleid aastast 2020 sügis ja puudub mul selline praktika, et mõni asutus peaks seda linnakantseleiga tegema. Vaadates varasemat perioodi infot, mis on dokumendiregistrites, sest et see on see, millele me ju tugineme, ei ole viiteid sellele, et asutused oleks küsinud kooskõlastusi, pärinud, et kas nad võivad midagi tellida, et selliseid asjaolusid ei nähtunud. Aitäh, Õnne Pillak. Ja aitäh. Ma kuulan seda arutelu, kuidas siin praegu püütakse tõestada, et tegelikult ei ole ühtegi probleemi olnud. Et see, et Eesti riigi vastaselt meelestatud inimeselt Tallinna linn ühe juhterakonna eestvedamisel on tellinud süstemaatiliselt. Jah, need võivad küll väiksed summad olla, aga seal nendes vastustes on ju ka näha, et süstemaatiliselt on tellitud töid. Kasutan siin juba tuntud fraasi, et asjad mitte ainult ei pea olema korrektsed, sest juriidiliselt võib tõestada, et jah, kõik on korrektselt tehtud. Siin mõnel juhul linnaosast näiteks on küsitud 3 pakkumist samale teenusele. 3 pakkumise hinnaklass on 500, suurusjärk 3000, 5000, pole ime, kelle oma võetakse. Ja neid mustreid on näha, et asjad peavad ka näima korrektsed. Siin ei näi ja see, et kui oli korra torge, et kuskil avalikkuses oli info, ma arvan, et see info, mis maksumaksja rahaga tehakse, eriti sellise olukorra puhul, nagu me siin praegu otsa vaatame, mida rohkem inimesed teavad seda parem. Ja Eesti maksumaksja raha kindlasti mitte, ka isegi 1 eurot ei peaks andma nendele inimestele, kes ei ole Eesti, pehmelt öeldes Eesti vastu sõbralikud või kui kõvemalt öeldes, siis tegelikult on Eesti vastu meelestatud. Mu küsimus on pigem filosoofiline ja Priit, ega me ju teame üksteist pikka aega, et sa saad vastata nii, nagu sa saad. Aga ma küsin otse, et kelle käest tulid need suunised, et need teenused võtta siis konkreetse isiku käest, et ma ei usu seda, et see on juhus, et aastate jooksul isegi pisikeste, võtame need subtiitrid, võtame need videod, mis on tehtud, ma ei hakka suurematest asjast rääkima, sest seal on ka hanked on peal, et just tehti otsus, et selle konkreetse inimese poole pöördutakse, temalt võetakse seda teenust.
Aitäh küsimuse eest. Ma ei oska sellele küsimusele vastata, et kellel tulid juhised ja kas tulid juhised. Mul puudub selle kohta lihtsalt info. Ja nii tähtsas küsimuses oletada ei soovi. Eerik-Niiles Kross. Ja, et esiteks mina olen väga tänulik Tallinna linnale, et vastused nii kiiresti tulid ja loomulikult küsimus, väga palju infot küsiti korraga, et ma saan aru, et nüüd on nagu see on kaetud, mis... Ma loodan, et teieni, kes küsisite 6 Riigikogu liiget küsimusi ja saite ka eile vastused ja me oleme vastanud isikutele vastavalt sellele, mida nad on küsinud, et ka Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on küsinud erinevalt, eks ju. Et ma saan aru, et siin paljud asjad tulid ka Tallinna linnale üllatusena, nii et ja meile ka, et selge see, et me praegu tegelikult ei ole veel olnud võimelised seda adekvaatselt analüüsima, et on hunnik numbreid. Esialgne summa, mis siin on nüüd kokku löödud kõikidest nendest vastustest, ei ole mitte 5,3, vaid 6,3 miljonit, mis ei tähenda seda, et kõik see oleks problemaatiline. Ja tegelikult mina tahaksingi hakata nüüd sellega tegelema, et aru saada, mis on problemaatiline ja mis ei ole. Ja mis siis tegelikult on juhtunud. Et on tõsi, et see BMR ja BMA ehk siis praeguseks sanktsioonide tõttu kinni pandud ettevõtted, mis on saanud üle 2 miljoni aastate jooksul. See on nagu tegelikult teada probleem. Ja siis on kogu see Bessedini maailm on ligi 1 miljon ja siis on igasuguseid muid asju, mis mulle esialgu tekitavad rohkem küsimusi, kui annavad vastuseid, aga vähemasti on mingi andmestik, millega töötada. Et mulle tundub, et ega me täna tegelikult nagu seda siin ei ole võimelised käsitlema ja osaliselt ei ole see üldse ka meie pädevus, aga minu nagu see suur küsimus on see, et kas Bessedin on üksik juhtum või on see mingi laiem selline ökosüsteem, kus me peame üleval Vene mõjutust tegema. Et ma ei tea, kas see oli küsimus või oli lihtsalt konstateering? See oli konstateering põhiliselt. Ja, et ma lihtsalt juhin tähelepanu, et korruptsioonivastane erikomisjon eelkõige, eks ole, vaatab neid õiguslikke aluseid, sisu ja see, kas on olnud, kas on saadud, eks ole, teenuseid, kas on või ei ole saadud teenuseid, et sellist poliitilist debatti võib ka pärast veel pidada, aga jah, siin on nagu hästi oluline, et meie püüame ikkagi ka aru saada sellest, et kas kõik need lepingud või erinevad hanked, mis olid korraldatud, et seal oleks olnud korrektnes. Näiteks üks konkreetne asi, mida ma tahaks küsida, et Lasnamäe linnaosa valitsus on sisse tellinud päris suures mahus, eks ole, erinevaid Bessedini firmadega seotuid lepinguid sisse. Et kui me vaatame, et näiteks nende aastate jooksul, et 38 000 eurot oli tellitud Olga Ivanova poolt, 32 000 eurot Maria Jufereva-Skuratovski poolt, peaaegu 12 000 eurot Vladimir Sveti poolt. Aga samas, kui ma vaatan Vladimir Sveti lepinguid, et millegi pärast ei ole nende nagu lepingute sisu kuskil näha. Et mis on nagu see põhjus, et kas siis, et kuidas need lepingud olid sõlmitud, et mida siis nagu, sest näiteks teiste puhul on näha, et Maria Jufereva, seal oligi see seal oli kirjutatud noortele suunatud, eks ole, reklaam nii-öelda. Ja siis, kui me vaatame, nagu teiste puhul on näiteks Lasnamäe uudised, Lasnamäe noorte informeerimine, uudiste valmistamine, aga nüüd edasi, kui me nüüd vaatame, et absoluutselt nagu pole mitte mingit infot, mis siis algab siin, me näeme, et näiteks kõik need lepingud, mis oli Vladimir Sveti alla kirjutatud, et mis
suuruses 11 800, et millegipärast ei ole nagu seda sisu, et kas selle sisuga on võimalik ka tutvuda, et mis sisulisi üldse lepingut telliti või mille jaoks siis Bessediin seda tööd tegi Lasnamäe linnaosa valitsusele? Ja aitäh küsimuse eest. Lepingutes on erineva detailsusega kirjutatud lahti seda, et mida siis telliti. Ja on lepingud tõesti, kus on pigem nagu napp, näiteks Lasnamäe uudised või see ei olnud ka kuidagi Lasnamäe spetsiifiline, see oli mõnedes teistes linnaosades tegelikult sama moodi, et see võib tulla vahest ka sellest, et see valmistada uudis, seal on kirjas tavaliselt see lepingu periood, mis perioodi uudiseid tehakse ja siis see uudise sisu lepitakse eraldi kokku. Noorte informeerimine näiteks ja siis tavaliselt selle töö käigus lepib asutus ja see meediaettevõtte siis kokku, milline on see tellija täpne fookus. Loomulikult me saame täpsustada vastuseid, mis on saadetud mingite konkreetsete lepingute osas, kui komisjon seda soovib. Sest üldiselt on olemas ka kõik arved. Kui väljamakse on tehtud linna eelarvest, siis meie arvekeskuses on olemas ka arve ja selle arve juures on märgitud siis ka selle teenuse sisu. Kui on konkretiseerimise soov, siis me seda hea meelega teeme, aitäh. Ja, aitäh, et lihtsalt, et ongi, et kuna et ei ole mitte mingit sisu, et see tegelikult ongi see oht, et on nagu tellitud teenust, aga samas nagu mis teenust, et seda nagu ei ole nagu näha. Et Rain Epler, palun küsimus. Ja kõigepealt sissejuhatuseks, et jah, meie erakond ei ole Tallinnas võimul olnud ja mina liitusin selle päringuga hea meelega selles mõttes, et hea on ehitta valgust Eesti suurima omavalitsuse rahaasjadele kindlasti ja mul on hea meel, et seda arutatakse. Nagu siin kolleegid on juba öelnud, et andmed ei ole saabunud nii pikka aega tagasi, et süvaanalüüsi oleks saanud teha, aga ma ei tea nüüd, kas komisjoni esimees on jõudnud seda vaadata või oskate teie öelda, et kui nüüd vaadata neid lepinguid, siin Õnne Pillak mainis märksõna poliitiline korruptsioon justkui viidates võimalikule, et kas seal kuidagi nagu erakondliku liini pidi on näha, et neid lepinguid on sõlmitud siis kuidagi ekstra suures mahus ühe erakonna poolt või see jaotub kuidagi nagu kõigi erakondade vahel üsna tasavägiselt, kes Tallinnas võimul erinevatel aegadel on olnud. Et ma ise ei ole jõudnud seda analüüsi teha, aga kui keegi siin on jõudnud seda teha, et kas mingi selline üldisem vastus proportsioonid osas on võimalik anda, aitäh. Et see vist Kõrit Lellule. Lepinguid on sõlmitud vähemalt aastast alates 2011 ja ükskõik, kes siis sellel ajal on linna juhtimises osalenud, on tähendab ühel või teisel moel asutuse näol seda teenust tellinud. Meie ei ole sellist analüüsi teinud, et milline on näiteks linna volikogus esindatud erakondade poolt teenuste tellimise edetabel. Et niisugust asja me ei ole selle vastamise jaoks teinud, seda pole meilt ka küsitud. Ega teenuse tellijad ei ole erakonnad, vaid teenuse tellijad on linnaasutused. Ja miks ma selle nagu erakondade küsimuse tõstatasin, inspireerituna just siin kolleeg Pillaku tõstatusest, et poliitiline tasand kuidagi sellega siduda, et ma siis võib-olla täpsustavalt küsin nii palju, et kas on mingi hetk siin ütleme viimases ajast, kus nende lepingute tegemine kuidagi äkiliselt lõppes näiteks, et ütleme, et kui pikalt oli Keskerakond Tallinnas võimul ja siis tuli nelikliit, et kas siis toimus mingi nagu selline põhimõtteline muutus koostööpartnerite valikus või tegelikult see asi käis välja harjunud koostööpartneritega edasi samamoodi, aitäh? Selline üks tendents, mida on näha, on, et lepingud või teenuste tellimine on vähenenud siis, kui otsustati vähendada ka kommunikatsioonialast tegevust linnaorganisatsioonis. Ehk et avalike suhete teenistuse näiteks ümberkordamine, et seda on jäänud vähemaks alates aastast 2021 minu arust, aga see on selline väga üldine, abstraktne üldistus, ja see ei põhine mingil süvaanalüüsil, vaid nende Exceli tabelite vaatlusel. Ja rohkem ei oskagi siin võib-olla lisada. Eerik-Niiles Kross.
see oli vist vastus, eks ole? Jah, loomulikult on sellel asjal poliitilised mõõtmed ja võimalik, et ka mõjud, aga tegelikult õiguslikud on ikkagi nii, et ega ükski erakond ei ole neid lepinguid sõlminud. Loomulikult Tallinnas töötavad inimesed, aga kuna Õnne tõstatas selle poliitilise tasandi küsimuse, siis võiks vaadata sinna sisse, et kas me näeme, et ütleme, poliitiliste jõudude vahetusel on muutunud kuidagi muster. Ma praegu sain vastusest aru, et nagu olulist muutust ei ole täheldada. Aga läheme süvaanalüüsiga edasi. Mina soovitaksin mitte teha seda viga, et kõigepealt jõuda järeldusteni ja siis hakata analüüsima, et võib-olla oleks ikkagi vastupidi. Eerik, kui sa panid tähele, ma küsisin küsimuse, mitte ei jõudnud järeldusele, ma küsisin, kas on näha mustris muutusi või mingeid erisusi ja me võiks püüda selle vastuseni jõuda. Aitäh. Reili Rand, palun küsimus. Jaa, aitäh. Sinu küsimuse vastusel, Rain, mina just sain aru, et muutus ju tegelikult on, et mahud ja lepingute muutus on ajas siin lähiajas toimunud, et ma ei tea, kas me kuulsime erinevalt või kuidas see nii on. Aga minu küsimus on see, et kuna minul on ka mure, et siit ikkagi paistab läbi ühe poliitilise kultuuri süsteemne töö, siis imelik on seda võib-olla komisjoni esimehelt küsida, võib-olla siis komisjonilt laiemalt, et kuna ma olen täna siin ka asendusliige, et kas on arutlusel olnud, et äkki peaks seda KOV-ide ringi laiendama, kellelt päringuid küsida. Näiteks me teame, et meil on ka Ida-Virumaal väga palju omavalitsusi, kus on olnud sama poliitilise kultuuri eestvedamine, et Maardu vastust me ootame, aga et kas oleks ehk asjakohane seda ringi laiendada, aitäh. Ka Võru lisada kindlasti, jah. Ja aitäh, et kui ma tohin vastata, et see võiks küll olla, et nüüd on muidugi küsimus, kas see küsimus võiks olla ainult Bessedini küsimus või minna selle nimekirjaga, mis oli nagu esitatud, et selle suurel nimekirjaga. Et see on juba võib-olla see küsimus või puhtalt Bessedini küsimust ja seda küsida siis kohalikelt omavalitsusest, kas siis Ida-Virumaalt või kuskilt veel. Et see, jah. Täpsustada, kuna ma selle teema püstitasin. Mulle tundub, et see ring, kes sai täpsustatud, välja saadetud siin komisjoni liikmete puhul, et see hõlmab laiemat ökosüsteemi, kes Bessedini ümber on, ehk selle sama ringi ka seotud lepingute sõlmimist ja seotust võiks ka teiste KOV-ide puhul teha, aitäh. Ühest küljest võib öelda, et see on nagu väga palju informatsiooni, väga palju mahtu ja nõnda edasi, et see vajab ja me peamegi seda tööd tegema. Et miks, veel kord, et miks selline ring tekkis? Et kaitsepolitsei aastaraamat on, et sinna nagu päris niisama nalja pärast kedagi ei panda. Nad on seda ka kommunikeerinud aastate jooksul, et see on selline eelhoiatus, eks ole. Et seal nad ikkagi peavad nagu olema võimelised põhjendama, et miks inimene sinna pandi. Ja nad on, et kui on korduvad esinemised ja Vene mõjutustegevusega seostatud isikud, kelle puhul nüüd on ühe osas üsna selge, et ta on üsna palju saanud maksumaksja raha, et siis peaks vaatama kogu pilti, eks. Et seal on veel see nimekiri võiks olla veel palju suurem, eks. Aga seal on mingisugune selline piir, et lõpuks ei ole ka kõik nagu meie töö. Ja, et kui mul oleks ettepanek, tegelikult miks mitte ka lisada ka sinna riigiasutused, sest et juba on seal, et me oleme nagu vaadanud, et on olnud erinevaid projekte, need samad isikud on võitnud ka erinevaid projekte integratsioonisihtasutustest ja Kultuuriministeeriumid ka, tõesti ka erinevate riigiasutuste poolt, et me võiksime teha nagu üleüldse sellise laiema ringi.
Ja palun Reili Rand lihtsalt, ja miks ma Ida-Virumaa välja tõin, et kui meil siin tõstatus selle poliitilise korruptsiooni küsimus, siis seal on nagu minu arvates Ida-Virumaa oma elanikkonna ja mõjutustegevusele vastuvõtlikkuse taseme mõttes eraldi, aga kui me vaatame ka Ida-Virumaa kohalikke omavalitsusi, siis nendes on olnud samasuguse poliitilise kultuuri ainuvõim väga paljudes omavalitsustes. Et selle tõttu, ma arvan, et kõiki 79 meil ei ole otstarbekas ette võtta, aga ma arvan, et see Ida-Virumaa fookus oleks asjakohane. Aitäh. Irja Lutsar. Ja mina soovitaks küll, et me hoiaks nagu fookuse paigas. Et alati teaduses öeldakse, et elevant on ka ära söödav inimeste poolt, aga ta tuleb väikesteks tükkideks lõigata, et tervet elevanti ei saa suhu pista, et muidu meie fookus kaob nii ära, et me ei saa lõpuks mitte midagi, et me alustasime selle Tallinna linnavalitsuse ja Bessediniga, võib-olla teeks selle asja korda ja siis vaataks, kuidas ja edasi minna. Teeks korda ja kui saab, nii et see oleks minu tagasihoidlik soovitus, aitäh. Ja aitäh, Priit Sibul, küsimus. Ja aitäh, ma tegin sama ettepaneku alguses, millest Irja, et me saaks aru, millest me räägime, aga igaüks räägib ikka sellest, millest tahab. Ma tulen Nuustakult, eks ju, ja selles mõttes see debatt on väga põnev, ütleme, mis pealinnas toimub ja tänud kolleegidele, et me seda arutada saame ja avalikkusega jagada. Ja me räägime hästi palju ajaloost, aga 7. novembril oli Delfis ja täna vist Postimees on lugu ühest inimesest, kes mulle siiamaani oli teadmata, eks, aga on siis, ma saan aru, et Oleg Bessedini isa Aleksander Bessedin, kes tundub olevat mingi multitalent. Ma lihtsalt täpselt ei tea ja aru ei saa, aga ma saan aru, et ta on nii-öelda vabastati töölt, siis ta on Kaarel Oja mingi allasutus uuesti tööle sattunud kultuurikatlasse väidetavalt selleks, et Vene kultuurikeskuses mingid nuppe lülitada. Et ma tahaks aru saada, et kas ta täna endiselt töötab Tallinna linnasüsteemis ja millega või nii-öelda kusagil allasutuses ja millega ta siis seal täpselt tegeleb, et nüüd on sellest viimasest Delfi loost ka jupp aega möödas, et kas Tallinna linn endiselt vajab tema teeneid ja milles need seisnevad või kas see ei pruugi ka teile teada olla, aga kui on, siis äkki te saate kommenteerida, sest ma saan aru, et on ka tehtud, ma ei tea, Karl-Sander Kase, eks Isamast väitis mulle, et tema on teinud ettepaneku, et võib-olla peaks teenetest loobuma, aga ma ei tea, kuhu seal ka jõutud on, aitäh. See oli ilmselt kõik. No teile ikka küsimus, kui te oskate vastata. Ja Priit Lello, mikrofon läks välja nüüd. Nüüd on tagasi. Vaband, nüüd on see see. Aitäh teile küsimuse eest. Nimetatud isik töötas Vene kultuurikeskuses, tänase nimega Merekeskuses. Vabastati sealt töölt ja Tallinna kultuurikatel, kes on vastanud ka teabenõudel, on öelnud, et see inimene on tööl hoonega seotud tehniliste küsimuste ka seoses, ehk et mis seondub hoone tehnosüsteemide ja nende haldamisega. Aitäh. Et ma saan aru, et siis sel aastal võeti uuesti tööl. Ja aitäh. Aga sooviks, et võib-olla natuke nagu selline laiem küsimus, et millistel õiguslikul alustel oleks üldse kohalikel omavalitsustel selline võimalus et piirata riigivastases süütegudes kas kahtlustataval või süüdistatavatel isikutel juurdepääsu kas kohalike omavalitsuse poolt pakutavatele teenustele, avalikule konkursitele või osaleda erinevates hangetes ja nii edasi. Et me saame aru, et on see võrdse kohtlemise printsiip, aga kas on üldse sellised võimalused kohalikul omavalitsusel? Ma arvan, et kohaliku omavalitsuse kõige tähtsam põhimõte, millest ta peaks lähtuma, on see, et ta kasutab maksumaksja antud vahendeid ausalt ja läbipaistvalt. Mis tähendab seda, et teenuseid tellitakse ja kaupa ostetakse vastavalt riigihangete reeglitele. Ja see peaks olema põhiline kriteerium. Isikute riigivastasuse küsimustega kohaliku omavalitsus loomulikult ei tegele, aga kohalikul omavalitsusel on võimalik oma hanketingimused sätestada nii, et teenuseid osutavad professionaalsed teenuse osutajad, Eesti ettevõtted ja füüsilised isikud. Kes
kes mingi muu tegevusega tegeleb, ma usun, et Eesti õiguskaitseorganid on siin tasemel. Ja, aitäh, aga kas muidu kohalikel omavalitsusel on võimalus läbi õiguskaitseorganite nagu saada paremini teada nagu isikute tausta? Et ma lihtsalt huvitab, kuidas see nagu koostöö käib või on käinud või et kui on näiteks, ma ei tea, ei ole teada võib-olla midagi isiku kohta, aga on näiteks mingid kahtlustused või asjad, et kuidas on võimalik, et kohalikul omavalitsusel teada saada selle isiku nagu reaalne taust, et kas see töö käib nagu õiguskaitseorganitega niimoodi? Millele meie rõhku paneme, on korruptsiooniennetus ja linnalepingutes me oleme sisse viinud nõuded, mitte nüüd selle kaasusega seoses, aga seda juba mõned aastad varem, et me ei tee koostööd ja ükski linnaasutus ei tohi teha koostööd isikutega, kes paneb toime näiteks korruptsiooni rikkumisi, et see on meil lepingute lõpetamise alused. Samuti maksuvõlglastega ei tee linn koostööd. Mul ei ole välja tuua sellist eraldi koostööd riigiasutustega riigi vastasuse küsimustes. Küll meil on hea koostöö Keskkriminaalpolitseiga, kes jagab meile informatsiooni, kui neil on, nende hinnangul on tegemist ka näiteks näivuse probleemidega, millele ka siin see komisjoni liikmed on tähelepanu juhtinud, et avalike vahendite kasutamine näiks ja oleks õiguspärane. Ja kui neil on tekkinud küsimusi, et kas mingi tehingu või mingisuguse hanke ettevalmistamisel on neid põhimõtteid järgitud, siis me oleme neid asjaolusid kontrollinud ja seda koostööd ma hindan väga kõrgelt ja väga heaks. Aitäh. Eerik-Niiles Kross, palun. See on väga põhjendatud küsimus, et mis võimalused tegelikult kohalikul omavalitsusel on seda olukorda reguleerida. See on, kogu see teema on nagu õiguslikult üsna hall ala, nagu ka nii-öelda hübriidsõda on, et ei taha järeldustesse hüpata, aga mulle tundub nagu laias laastus, et nende esialgsete numbrite pealt, et siin on nagu mitu asja segamini. Et üks asi on see, et on ostetud Kremli propagandisti käest teenust. See on igal juhul problemaatiline. Eks ole. Teisest küljest õiguslikult ei ole selles tõenäoliselt mitte midagi ebaseaduslikku. Isikut ei ole süüdi mõistetud, ei ole sellel perioodil ka kahtlustust esitatud. See, et keegi on, võiks olla signaal, et on Kaitsepolitsei aastaraamatus, et otsuse langetaja võiks seda arvestada, aga ta ei pea. Eks ole. Või ütleme selline näide, et need öise vahtkonna tüübid, kes linna segi peksid, suures osas jäid ka kohtus õigeks, nii palju kui ma mäletan. Mõni neist on saanud mingisuguse otsustuskorras mingisuguse rendipinna, eks ole, mitu aastat hiljem. Eks ole, mis on jokk, kõik on õige, eks ole, aga kas oleks pidanud saama? Et selles mõttes, võib-olla see meie komisjon on nagu õige koht, kus seda asja nagu analüüsida, et see ei ole mingi, me ei tegele õigusmõistmisega. Me ei ole nagu uurimisasutus. Aga siin on ka võib-olla midagi, millest saaks teha mingisuguseid järeldusi, et võib-olla on vaja tõepoolest seadusi täpsustada, eks ole. Sest iseenesest ei ole ka mõtet, eks ole, hakata rahvavaenlaste nimekirju koostama ja siis ilma kohtuta ei represseerima, eks ole. See on ka libe tee. Et me peame nagu õigusriigina käituma, aga samas tuleb tunnistada, et ütleme, ei saa ju väita, et seda nagu praeguses julgeoleku keskkonnas, et ohtu ei ole, eks. Ja, aitäh, et komisjoni liikmetel teadmiseks, et meil on planeeritud tegelikult kapo peadirektoriga kohtumine 8. detsember, et tegelikult see teema võiks olla ka temaga nagu arutlusel, üleüldse, eks ole, see kogu Bessedini küsimus, eks ole, et üleüldse võib-olla ka sellest kaasusest saab ta meile
rääkida muidugi kinnisel istungil, aga võib-olla ka seda küsimust laiemalt võiks ka kapo peadirektoriga arutada, et mis on nagu tema hinnang, et kuidas üldse kohalikud omavalitsused ja ma ei räägi ainult kohalikest omavalitsust, aga kuidas siis saakski näiteks piirata üleüldse nende isikute osalemist, eks ole, kas konkursitel, erinevatel hangetel ja nii edasi, et võib-olla see on see asi, kus saaks nagu selle, mida ka Eerik-Niiles Kross ütles, et selle diskussiooniga nagu ka pärast edasi minna. Et ma kohe annan küsimuse järjega Raul-Stig Rästale, aga ma enne, et kuna Priit Lello vastas, et on vahepeal, eks ole, ka hoolikalt täiendatud nõuded, ka muuhulgas ka see, et eks ole, ei tohi sõlmida lepingut isikutega, kes on kas siis korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud või kuidagi olnud sellega kahtlusalused, et esiteks, et saan ma õigesti aru, et eks ole, kõik lepingud, mis olid sõlmitud 15 aasta jooksul Bessediniga, siis olid sõlmitud kõik enne seda, kui talle olid esitatud mingid kahtlustused. Ja nagu ma saan aru, et linna kantselei, linna valitsus ei mõjuta nende koostööpartnerite valikuid erinevates linnaosa valitsustes ja samuti ka linnaasutustest. Aga samal ajal linnavalitsus, eks ole, võtab vastu otsuseid linna äriühingute nõukogu koosseisu kohta. Ja saan ma õigesti aru, et ühe oma otsusega tehti linnavalitsus otsus äriühingusse panna isik, kellel on praegu esitatud süüdistus korruptsioonikuriteos. Et see on siis Tõnis Mölder. Et saan ma õigesti aru, et selline olukord on tekkinud? Aitäh küsimuse eest. Mul oleks sellele küsimusele vastamiseks siis vaja aega, ma saan seda vajadusel teha, ma ei tea hetkel, kas ja milles härra Tõnis Mölderit kahtlustatakse ja nende detailidega ma kursis ei ole, aga vajadusel saan teie küsimusele vastamiseks koguda informatsiooni ja selle siis edastada, kui see on oluline. Ja aitäh, et lihtsalt, et mul oleme korruptsioonivastane erikomisjon, ja kuna see korruptsiooni küsimus oli korra nagu niimoodi laiemalt üleval, et lihtsalt Tõnis Mölderile on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja et ta on paralleelselt praegu ka ühes Tallinna äriühingu nõukogus, et lihtsalt, et see oligi see küsimus. Aga Raul-Stig Rästa, palun. Ja ma küsiks ikkagi veel kord selgituse huvides üle, et siin on hästi palju juttu olnud juba sellest tegelikult, aga kas ma saan õigesti aru, et linnavalitsus sai teada ju, et 2011. aastast alates on see Bessedin olnud seal kapo aastaraamatus, aga siiski on teinud tehinguid nendega ja kas kuskil nagu arutatakse ka korra kuskil, et kuule, et kas me peaks või et vaatame nüüd seadusest järgi, et kui seadus lubab, siis ta võib ikkagi osaleda seal või kas kuskil nagu keegi korra nagu mõtles ka selle peale või rääkis või on teil mingit infot selle kohta? Aitäh. Aitäh küsimuse eest, mul selle kohta infot ei ole. Õnne Pillak. Ja aitäh, kui siin juba läks konkreetselt näidete juurde ja lepingutest, et minul on ka küsimus, mis konkreetselt lepingut puudutab Mustamäge ja toona siis oli linnaosa vanem Lauri Laats, kus on siis ka OÜ Kivronilt võetud videoteenus ja seal on siis võetud 3 hinnapakkumist. Kui vaadata neid teist 2 firmat, kes seal on ka, ma ei hakka neid siin praegu ütlema, aga vaadata siis nendega seotud isikuid, et siis tekib küsimusi, et miks just need 3 firmat, aga kas on kuskilt võimalik saada ka neid pakkumisi, et selles mõttes, et kui nende poole pöörduti, et mis see tellimus oli, täpselt kuidas see kirjeldus oli, miks ma küsin seda, sellepärast, et ausalt öeldes kummastab, et kui tuleb 3 pakkumist siis 6 videole ja hinnad on siis 500, järgmine pakkumine on 3096 ja sellest siis 3. on 4968, sama teenus.
ja siis juhuslikult on kõige odavam Oleg Besediniga seotud firma pakkumine ja mitte siin 100 eurot või nii, aga noh, nagu te näete, need käärid on suured. Kas oleks võimalik kuskilt saada ka, et täpselt, et mis see kirjeldus oli, mille järgi siis, mida küsiti, et kuidas siuksed nii suured käärid on vahel? Jah, ja küsimuse täpsustamise korral saame seda teha ja Mustamäe linnaosa valitsuselt infot küsida. Jah, suur aitäh! Ja, aitäh, et jah, nagu ma saan aru, et need põhjused, miks linnaosa valitsused vist ka tellisid nii palju, et see on ka tulnud mingitest selgitustest välja, mida ma loen. Küsimus ei ole, miks telliti? Et ma saan aru, et oligi tema pakkusid niivõrd pakkumised, niivõrd palju odavamad, et see oli ka nagu põhjus, miks siis nagu telliti. Aga ma absoluutselt, minu küsimus oligi, ma korra täpsustan, et minu küsimus oligi sellest, et kuidas 6 videot sotsiaalvõrgustikku, kuidas on nii, et sul on 3 pakkujat nii suure vahega ja üllatus, kõige odavam on Oleg Besedini pakkumine. Ja nii teistes linnaosades ka, kui me hakkame mustrit vaatama, et sellepärast ma tahakski neid algandmeid. Ja. Et ma saan aru, kas linn siiani, ma korra küsin, Priit, kas linn on siiani nagu analüüsinud ka neid nagu lähteülesandeid või on nagu vaadanud, et kuidas need lähteülesanded olid püstitud? No, et näiteks me teame, eks ole, seda sisu igal pool, et siin on ongi sotsiaalmeedia, noorte informeerimine, aga kas on nagu tehtud mingisugune juba esialgne analüüs ka, et sisse vaadates neid lepinguid? Nende konkreetsete puhul ei ole seda analüüsi tehtud, me oleme väljastanud küsitud teavet, peab vaatama, mis perioodi dokumentidega on tegemist, sest et dokumentide säilitamise ajad võivad olla möödas ja selle andmekvaliteet sõltub sellest, mis meil õnnestub välja selgitada, ehk et kui palju on teavet alles varasemast perioodist, mida me oleme küll varasemalt teiste hangete puhul teinud, seda, et me oleme kehtestanud nõudeid, et pakkumised tuleb võtta ikkagi turuosalistelt, kes valdkonnaga tegelevad, pakkumiste võtmine peab olema samaaegne, tuleb kontrollida maksuvõla puudumist ning tagada see võrdne konkurents. Seda saab tõdeda tõesti, et teie nimetatud isikute poolt pakutud teenused on olnud mitte ühes, vaid erinevates linnaosades märksa soodsamad kui teiste pakkujate puhul. Täpsemalt selgitamiseks peame siis küsimust konkretiseerima ja saama asjaolusid uurida. Võib-olla veel selline küsimus, et miks on nagu nii suur vahe ka nende lepingute mahtudes erinevate linnaosa valitsuste vahel? Et miks et näiteks just Lasnamäe nagu tellis kõige suuremas mahus, nagu ma ütlesin, et siin Olga Ivanova 38 000, Maria Jufre 31 000 eurot, Vladimir Svet pea 12 000 eurot, et ja samas nagu teistes, et ma vaatasin, et ka Lauri Laats, et seal oli 2000 eurot ja siis Jaanus Riibe, et 4000 eurot ja Raimond Kall 3700 eurot, et kuidas on nagu niivõrd suur vahe nende linnaosade ja nende lepingu mahtude vahel, et kas seda nagu analüüsida, et kuidas just juhtus, et nagu Lasnamäel on niivõrd ebaproportsionaalselt nagu suur maht? See nendest teabenõuete vastustest välja ei kooru, võib teoritiseerida selle üle, et milline on elanikkonna demograafia mingis konkreetses linnaosas, et kõik ju teavad, et Lasnamäel elab rohkem venekeelset elanikkonda, et olla see linnavalitsuse soov informeerida venekeelset elanikkonda ju nendest tellimustest ka välja joonistub. Et võib-olla see on sellega seotud, et kesklinnas elab rohkem eesti keelt rääkivaid inimesi ja nendele on ka teisi viise, kuidas informatsiooni nendeni elanikeni viia. Et see võib olla üks põhjus, kas see on nii, ma pigem oletan seda, ei ole tõenduspõhine vastus.
Jah, aitäh. Aga no ma usun, et tegelikult komisjoni liikmed pärast saavad ka vastuse, et kuna meil oli veel soov saada ka nende teatud nii lepingute nagu sisu, aga ka selle, eks ole, nii-öelda pakkumise sõnastus samamoodi. Õnne Pillak, palun. Ja ma lihtsalt tahtsin ühe täpsustuse siia juurde öelda, et kuna meil on tegu ka avaliku istunguga, ja see on selline teema, mis lööb eri lahku ka siin, kes on laua taga ja nimetatakse palju nimesid ja mul on tunne, et väga valitult neid, kes täna ei ole enam Keskerakonna liikmed, mis tõttu ma pean vajalikuks, et ei oleks ka avalikku eksitamist, et toona, kui neid nimesid nimetati, nad kõik olid Keskerakonna liikmed, et see oleks ka üheselt arusaadav, et ei jääks segaseks, aitäh. Ja aitäh selle täpsustuse ees, et jah, et nagu me ise siin ju ka arutasime, et teenust tellivad meil allasutused ja et mitte erakonnad, aga see on oluline täpsustus, et ma igaks juhuks veel ütlen sellist asja, et ma loodan komisjoni liikmed ei pahanda, et me oleme nagu ajast üle läinud, et ma loodan, et komisjoni liikmed ei ole selle vastu, et ma võtaks, eks ole, veel Rain Epleri küsimuse. Jaa, ütleme, nagu Eerik ütles ja Õnne ütlesid, et see poliitiline tasand on siin oluline, et selles midagi ei ole teha, seda tuleb vaadata, et ühtpidi jah, formaaljuriidiliselt tehakse lepinguid oma ametikohast tulenevalt, aga teisipidi need inimesed ikkagi poliitikas on tegevad, eks ole, et seda pidi see arutelu seal nagu poliitikaga seotud on. Ma võib-olla Õnne sinu, ma ei tea, kas see on küsin ja kas sa ka vastata tahad, et tõepoolest need inimesed olid kõik Keskerakonna liikmed, kes ütleme siis nagu kuidagi suuremate mahtudega silma paistavad, täna nad ei ole, et oskad sa nagu teie sisevaliku protsessi kirjeldada, et valisitegi tegusamaid inimesi enda ridadesse või kuidas, aitäh? Inimesed valivad enda tee ise ja ma arvan, et see ei ole praegu siin selle teema küsimus. Eerik-Niiles Kross, palun. Et meil on tohutu materjal praegu saadetud ja tegelikult ega me nüüd mingisugust sellist selget analüüsi siin laua taga ei suuda teha, eks ole. Et mul on üsna palju küsimusi tekkinud, et mul ettepanek oleks võib-olla see, et ja me võime neid üksikjuhtumid ja mingit ühte 5000 eurost lepingut, eks ole, analüüsida ribadeks. Aga see meile lõppkokkuvõttes nagu sellist väga palju juurde ei anna, et võib-olla me mõtleksime läbi siin vahepealsel ajal, et mida me siis nüüd tegelikult teada tahame. Ja mina tahaksin aru saada, et kas siin on mingi süsteem ja kui siis milline, eks ole. Aga kuidas seda täpselt küsida, et me peaksime ka küsima selliseid küsimusi, millele on, ütleme, ka linn suudab vastata, eks ole. Mingil määral saab ka linn seda analüüsi teha, aga mulle tundub, et me peame ise seda tööd ka tegema natuke. Ja täiesti nõus, et ma arvan, et me ei peaks nii, et igaüks eraldi saada, võiks koos kokku leppida, et mis infot me soovime teada saada, mis lepingud, mis täpselt küsimused, mingid asjad juba kõlasid, et need me oleme juba kirja saanud, et sealt me saame nagu koostada, eks ole, kõik koos, et mis me veel küsime. Priit Sibul. Ja mul on küsimus linnale veel, et te viitasite korra, eks, et nüüd on, ma saan aru, veidi kokku tõmmatud ja tänu sellele muutus, aga mul on küsimus siiski, et kas mingeid raamlepinguid või kas seda on ka arutatud nii-öelda, et kogu linnasüsteem ühtselt siis võiks nii-öelda tellida või sõnastada või et mingid raamlepingud, mida aeg-ajalt kasutatakse, kuna linn on nii suur, eks ju, kus me teenuse kirjeldame ära ja siis ma ei tea, et erinevatel kuudel, ma ei tea, keegi tahab kuud, keegi teine edasi, ma kujutan ette, et kui vaatad seda mahtu ja ajalugu, siis see on nii suur, et ma kujutan ette, et need üksikhanked, mis ajaloos tunduvad olevat prevalveerinud, et kas ma ei tea, kas selle ajal, kui kokku tõmmati, arutati võimalust nii-öelda ka seda süsteemi muuta või tegelikult täna toimib ka see ikkagi, et iga pealik otsustab, tekib mõte, et tahaks sel nädalal 5 videot panna ja siis ta nagu saab seda tellida ja tellib kellelt tahab või kuidas see nagu täna on? Aitäh. Linn on enam läinud üle raamhangete keskse hankemise
saaks otsast peale, sest see ei läinud ülekandesse. Selge, aitäh teile küsimuse eest. Tõesti, linn on aina enam tellimas teenuseid raamlepingute alusel ehk keskselt ja seda peamiselt põhjusel, et saavutada avalike vahendite kasutamisel mastaabiefekti. See puudutab küll valdavalt tugiteenustega seotud asju, bürookaubad, kütus ja nii edasi, ehk et see klassikaline avaliku sektori tegevus. Meil on ka avalike teavituste keskne hange olemas, et meil on ju oma ülelinnaline lepingupartner, kus linn avaldab, millises ajalehes avaldab linn oma meedia või ametlikke teateid. Samal ajal ei ole piiratud linna asutuste ja ennekõike linnaosade valitsuste õigust korraldada oma avalike vahendite kasutamist iseseisvalt. Linnaosa valitsustel on selles osas nii-öelda teatav, ma ei saa öelda, et autonoomsus, aga siiski iseotsustamisõigus, et kuidas nad soovivad oma kohaliku kogukonnaga suhelda. Kohaliku kogukonnaga suhtlemise üks klassikalisi viise on oma ajalehtede väljaandmine, oma ürituste korraldamine inimeste jaoks. Et sellist õigust piirata ja hakata seda keskselt koordineerima, sellist valikut ei ole tehtud, võib-olla see ei ole ka otstarbekas. Pigem võib-olla läbi nende põhimõtete, kuidas meediaga suhtlust korraldada. Oleme seda teinud seal, kus seda tuleks näiteks piirata. Nii on linn kehtestanud põhimõtted, et valimiste ajal tuleb hoiduda sellisest teavitustegevusest linnajuhtide poolt, mida võib tõlgendada näiteks poliitilise reklaamina või kus selle vahe tegemine linnaülesannetest rääkimise ja oma poliitiliste aktiviteetide tutvustamise vahel on nagu raske teha. Et seda me oleme tõesti linna kommunikatsiooniosakonna ja linnavalitsuse poolt reguleerinud, aga võime selle mõtte kaasa võtta, aga ma arvan, et selline puht minu kui linnasekretäri isiklik hoiak, mis ei väljenda linnavalitsuse seisukohta on, et linnaosadele tuleks säilitada õigus ka ise oma elu korraldada ja kogukonnaga suhtlemist sättida, sest et nemad, subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt teavad tegelikult, mis on kohalike elanike vajadused kõige paremini. Aitäh, Reili Rand. Ja minul oli eelkõige küsimus selle edasise protsessi kohta, kuna tõesti see maht on ju ääretult suur, mis on täna korduvalt läbi käinud ja küsimusi rohkem õhus kui vastuseid. Et mis see komisjoni poolne nägemus täna on, et me ootame veel Maardu vastust, Tallinn veel täpsustab. Ma ikkagi jätaks sinna selle lisasammuna ka üles selle Ida-Virumaa KOV-idele fookuse panemist, et mis täna komisjoni esimehe nägemus on, et vaadates sellele kõigele otsa, siis siit peaks ikkagi väga selge tööplaani paika panema. Ja kas kohe kommentaar sellele? Mul on selles mõttes palve, et kuna ma ei ole olnud osade küsimuste esitaja, tänu sellele mul ei ole neid küsimusi ja ma ei saa ka neid vastuseid, et kui meil edasised arutelud on, siis ma palun lihtsalt mind lisada sinna inforingi, et ma saaksin ka kaasa rääkida, eks ju, aitäh. Ja aitäh, et ma arvan tegelikult, et see oli ka nagu üks põhjus, miks ma selle koosoleku kokku kutsusin, et ikkagi kõik need arutelud meil toimiksid ikkagi komisjonis koos, kus oleksid kõik fraktsioonid, kõik komisjoni liikmed kaasatud või fraktsioonide esindajad. Et minu ettepanek oleks järgmine, et me esialgsed mõtted paneme kirja, mis on nagu kõlanud, mida me võiksime Tallinnale veel täiendavalt saata, et me saadame selle nagu kirja ka kõikidele komisjoni liikmetele, kes saavad täiendada. Paralleelselt me ootame, eks ole, Maardu vastust ja et kindlasti, et ma uurin ka komisjoni liikmetelt, et ka sotsiaaldemokraatide ettepanekut, et küsida teiste kohalike omavalitsuste kohta. Minul oli ettepanek ka võib-olla teatud riigiasutuste kohta, nagu kust ma tean, et on ka olnud toetusi. Lisaks on meil, nagu ma ütlesin, kohtumine Kapo peadirektoriga, et ma arvan, et see võiks olla, kuhu me võiksime Bessedini küsimuse ja üleüldse nagu selle laiema küsimuse, eks ole, kus ka sinna lisada päevakorrapunkti
Ja ma arvan, et tulenevalt sellest, et me võiksime pärast korraldada uuesti ka järgnevaid istungeid, et siis võib ka koos otsustada, et kes siis võiks olla meil kas külalisteks või kas see arutelu toimub omavahel, kas kinniselt või avalikult, eks ole. Et mina näen, et umbes selline võiks olla see tööplaan, et kui komisjoni liikmed on sellega nõus, et võib-olla siit võikski niimoodi edasi liikuda. Aga hästi oluline, et jah, et kõik oleksid kaasatud, et tõesti tekkis selline olukord, kus tõesti Isamaa fraktsiooni liige ei olnud kaasatud komisjoni poolsesse uue komisjoni liikme poolt saadetud kirjavahetus, et jah, püüame edaspidi, et erikomisjonina ikkagi kõik koostööd teha, et kõik fraktsioonid oleksid kaasatud. Aga ma tänan kõiki komisjoni liikmeid, tänan ka asendusliikmed, kes ka osalesid selles olulises diskussioonis ja ma väga tänan ka Tallinna linna sekretäristeks, aitäh, et te nii kiiresti reageerisite, et saatsite kõik need lepingud meile, et aitäh, et ka tulite istungile selgitama, et suure tõenäoliselt tulevad küsimused veel, et loodame, et siis saame ka nendele ülejäänud küsimustele vastused. Aga suur aitäh kõigile!